Loodusajakiri. Vaata ka looduseajakiri.ee. Oleme meie saates seda juba maininud, et lisaks Toominga aastale ja Õgijate aastale on tänavu ka Punase Tolmpea aasta ja see on siis tingitud sellest, et Eesti Orhideekaitseklubi sai siin veebruari keskel 25-aastaseks ja 25-aastasest Orhideekaitseklubist kirjutas veebruarikuu Eesti Looduses klubi kauaaegne sekretär Laimi Truus, aga täna saates räägime siis klubi peaaegu sama kauaaegse presidendi botaanik professor Tiiu Kulliga. Tiiu, sa oled klubi asutajaliige ka? Jah, ma olen selle asutamise juures olnud. On selle klubi tegevuses olnud ka mingisugust sellist kohta, kus tundub, et jääb nagu seisma või siin rasketel aegadel või mis iganes või olete kogu aeg olnud tublid ja tegusad? Ei, vot sellist tunnet ei ole tõesti kogu selle ikkagi suhteliselt pika ajaloo jooksul olnud hetkegi. No muidugi oli siin 90-ndate aastate alguses üsna rasked ajad ja hirm oli, et kas me veame välja. Ja rahval oli raha vähe ja välitöödele tulemine oli keeruline, aga saime hakkama ja ilmselt ikkagi on see huvi olnud nii suur neil inimestele, et vaatamata siis kitsikustele on ikkagi leitud see võimalus meie klubi tegevusest osa võtta. Olete te kuskil ajalooraamatusse selle ka kirja pannud, et kelle peas see idee siis kõigepealt tekkis? Ja ei, see on selgelt Olav Schmeidi idee ja tema teostus teiste kaasabil. Ja ilmselt oligi see nii hästi välja mõeldud mõte, et ta on kestnud tänaseni ja ma arvan, et ju ta siis kestab ka edasi. Neid igasuguseid klubisid ja seltsinguid, neid on ju palju meil mitmetel aladel, aga kas näiteks botaanikutel mingeid taolisi seltse veel on või on olnud? No taolisi seltse ju otse mitte, aga on pärandkoosluste kaitseühing, eks ole, ja on Eesti Loodusuurijate Seltsi botaanikasektsioon. No need on nagu väga konkreetselt botaanika-huvilistele suunatud. No jah, orhideed ilmselt niivõrd atraktiivsed taimed, et nendele tasus sellist klubi teha. No jah, on atraktiivsed ja eks kuigi aeg-ajalt on narritud sellega, et teeme tarnaklubi ka ja ma ei tea, mida veel. Miks ka mitte, tore ju oleks, aga teoks ei ole see asi saanud siiski. Vaata, Sambla sõprade kooslus on selline analoogne ja ka üsna aktiivne. Kui te selle klubi asutasite, mis siis need sihid olid seatud, et milleks selline klubi? Eks see siht oligi just see, et Eestimaa inimestele ka tutvustada ja meelde tuletada, et orhideed ei ole ainult kasvuhoones troopilised kaunitarid, vaid et ka meie looduses on väga, väga ilusaid orhideesid. Ja seda kaudu siis ka seda kaitset aidata organiseerida. Võib-olla tasuks meeldetuletuseks siis öelda, et kui palju neid orhideeliike Eestis on? Oleme jäänud selle juurde, et neid on 36 liiki. Liikide kokkulugemine on teinekord suhteliselt keeruline ülesanne. Ma ütleksin, et see on selline kokkuleppeline liikide arv. Kas see siis tähendab seda, et mõned orhideed vahest loetakse eraldi liikideks ja vahest alamliikideks või mis iganes? See tähendab just nimelt seda ja teiselt poolt tähendab ka see seda, et mõned liigid on ju ka Eesti floorast kaduma läinud. Kas need tuleks sisse lugeda või välja lugeda? Võib-olla neid siiski veel leitakse kuskilt. Nii et siit jookseb see selline hägususe piir. Ma olen aru saanud, et osa orhideesid ongi sellised, et nad ei näitagi ennast kogu aeg, eks ole? Neid liike on üsna mitmeid, jah. Klubiga, ma saan aru, on vist päris algusest peale olnud nii, et seal ei ole sugugi mitte ainult botaanikud. Oi ei, jah. Muidugi seal botaanikuid on, aga ma arvan, et rohkem on seal mitmesuguseid teisi erialasid esindatud. Ja on ka mitmeid hoopis teisel alal päris tuntud inimesi. On ka neid. See kindlasti annab klubi seltskonnale heas mõttes värvi juurde. Tõnu Tamm on kindlasti näitleja ja ka maalikunstnik, selline väga loominguline inimene. Meil on väga palju erinevaid fotograafe, nagu Tiit Leito ja mitmed teised. Ja tuleb öelda ka, et meie klubi suur sõber, kuigi mitte liige, aga väga suur sõber aastaid on olnud Fred Jüssi.
See on väga hea, et on fotograafe, siis on ju ka palju lihtsam teha oma väljaandeid, mida te ju ka olete teinud, eks ole? Ja muidugi ilma selleta ei saaks kuidagi moodi ja Rainar Kurbel on pannud orhideede pildistamise peale ikka väga-väga palju ressurssi nii ajas kui rahas. Tulemus on, ma arvan küll, et lausa imetlusväärne. Ma enne ütlesin, et sina olid kaua aega klubi president. Praegune president on siis ka selline inimene, kes ei ole botaanik. Jah, Ester Valdvee ei ole botaanik, aga ta on metsanduse lõpetanud, nii et natukene ikkagi seda loodusteaduse tausta on ka temal. Ma tean, et tükk aega vallaametnik olnud, aga ka hästi tegev kogu aeg koolilaste koolitamisega küll lindude seisukohalt ja tõenäoliselt siis ka orhideesid õpetab neile. Just ta on selles mõttes just väga hea looduse tundja mitmes vallas. Ja ongi klubi juurde jõudnud tänu sellele, et ta on Ülle Kukega hakanud valdade taimestiku inventeerimisel kaasa lööma. Mis teie põhitegevused seal klubis on, mida te teete, kui tihti te kokku saate näiteks? Meil on ikka jätkunud kogu aeg see muster ühtviisi või suhteliselt sarnaselt, nii et talve jooksul siis saame kokku 2 korral klubilisteks tegevusteks ja ettekannete kuulamiseks. Ja suvel on siis looduses liikumine tavaliselt 2 korral suve jooksul, aga näiteks läinud suvel oli neid käike veelgi rohkem, nii et peaks jaguma igale maitsele. Mismoodi te need kohad välja valite, keegi teeb luuret enne? Sageli tehakse enne luuret või vähemalt proovitakse üles leida, mida on teada antud piirkonna kohta. See sõltub ühelt poolt sellest, kuhu inimesed minna tahaksid ja teiselt poolt ka teinekord vajadustest. Kui on mõni piirkond, kus tahetakse täpsemalt teada saada, mis orhideed seal kasvavad, siis me oleme olnud nõus alati siis oma klubi rohkearvulise liikmeskonnaga siis seda tööd seal ka tegema. Siin kaart vaadata, et kus te siis käinud olete ja mul selle järgi jäi selline mulje, et millegipärast on Jõgevamaa täiesti käimata, kas seal ei ole orhideesid? Sellist maakonda, kus ei ole üldse orhideesid, Eestimaal ei ole. Aga selge on see, et rohkem on orhideesid Lääne-Eestis ja seda võib selle kaardi pealt ka siis näha, et eks seal ole ka rohkem käidud. Jõgevamaal tegelikult on küll orhideesid, eelkõige kuldkinga just nimelt on Jõgevamaal päris hästi. Aga ju siis ikkagi ei ole ühel või teisel põhjusel sinna satutud. On muude tegevuste käigus siis vajalik informatsioon kätte saadud. Meie klubi liige Toomas Hirse on ka seal kandis tööl olnud varem ja neid inventuure koos Ülle Kukega seal teinud, nii et seetõttu pole nagu klubil sinna otseselt asja olnud. Aga teine tore kaart siin kõrval on siis see, kus on näha, kus kohal teil neid liikmeid rohkem on ja saared on muidugi loogiline, et seal palju on ja Tallinnas on palju ja Tartus on palju, aga siis on ka Võrumaa ja tuleb välja, et see Virumaa kant, et seal on suhteliselt palju liikmeid ka ja samal ajal Jõgevamaal ja Valgamaal ei ole üldse. No vot, tulebki välja siis, et Jõgevamaal on meil käepikendust juurde vaja. Tegelikult on ka Lääne-Eestis, me ise oleme vaadanud ja kurtnud selle üle, et meil on Pärnumaalt ja Pärnukandist vähe esindatust. Kas Pärnumaa muidu ka hea orhideeala? Ta ikkagi jääb ka enam-vähem Lääne-Eesti piirkonda ja ma arvan, et võib-olla me teame siiski vähem, kui me peaksime. Aga kuidas see uute liikmete tulek käib? Kas keegi tõstab käe püsti ja ütleb, et ma tahan tulla ja võtate kohe hopsti vastu? Põhimõtteliselt küll ainult, et me siiski küsime inimestel ka seda, miks ta tahab tulla ja millega ta tegeleda tahaks ja mis on tema huvid, nii et see ei ole päris mõtet igal ühel tulla. On juhtunud ka nii, et ei võta mõnda? Ei ole juhtunud. Selleks suveks on juba need kohad välja vaadatud, kuhu lähete või veel arutate? Sellel suvel on meil siis juubeliaasta raames plaanis selline mitmepäevane suurem üritus Lääne-Saaremaal suvepäevade näol, mis oleks siis ka võib-olla natukene teises formaadis, kui meie üritused siiani on olnud. Ja vaatame, kuidas me seal välja kukub siis. On see ka vinge orhideekant? Jaa, see on väga vinge orhideekant. Palju teil klubil praegu liikmeid on? Liikmeskond on meil siis järjepannu tegelikult kasvanud ja on kuskil 80 juures praegu.
ja on ka päris sellist nooremat generatsiooni seal hulgas. No võiks rohkem olla, ütleme nii. On, aga võiks rohkem olla. Nii, võib-olla siis aitab tänaseks jutust Eesti Orhidee Kaitseklubist ja tema 25. aastapäevast ja orhideedest natukene ka rääkis Orhidee Kaitseklubi kauaaegne president, botaanik professor Tiiu Kull, kes siis ise uurib kaunist kuldkinga. Mina olen Loodusajakirja sõnumitoimetaja Toomas Jüriaado. Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee